kui mina selle näidendi kätte sain ja ta läbi lugesin, siis ma tundsin ära selle näidendi puhul mingi iseenda väga isikliku maailma. Kogu see struktuur, see kummalisus, mulle tundus, et see kirjanik näeb seda maailma täpselt samamoodi, nagu mina näen. Ja see selline hästi sujuv, hästi orgaaniline, aga samas väga arusaamatu tihtipeale. See maailma, mulle endale isiklikult väga meeldib. Mälu viskab meile sellised mineviku sündmusi ette kuidagi sellisel kujul ja sõlmib kokku sedamoodi, et tekib mingi imelik labürint, kus inimesel on päris keeruline aru saada tegelikult, millises oleviku hetkes ta viibib. No üldiselt on niimoodi, et inimesed ikkagi oma elukogemuse pealt, mineviku mälestuste, meenutuste, oskuste, kogemuste pealt tajuvad ära selle, mismoodi maailm toimib. Aga selle mäluga juhtub tihtipeale selliseid asju, et ta muudab selle maailma meie jaoks nagu ülimalt keeruliseks. Muuhulgas räägib see näidend minu meelest ka sellisest nähtusest nagu perekond ja kui oluline on tegelikult siis see perekond, kes hoiab, toetab rasketel momentidel, keerulistel hetkedel, just nimelt siis, kui enam olevikust nagu päris täpselt aru ei saa. Ja see perekonna toetus on kuidagi selline, mis nagu viib sellisele õigele teele ja sellisele teele, kus nagu asjad lähevad libedalt jällegi tagasi. Linnateatris on see mul teine lavastus. Ja ma pean ütlema, et ma tajun selle ära, et nad ikkagi ootavad, et ma tuleksin ja nendega proovida ja tegelikult ootan mina ka ja nii näljast, kui see ka ei ole. Ega siis proovi tegemine ja näitlejad, ma ju tunnen neid kõiki ja proovi tegemine ikka peaaegu alati ühtemoodi. Aga see on alati mingisugune väike varjund või mingi nüanss on juures ja see pisikene, see mingi, see on täitsa teine inimene, me ei ole taga ju, ma ei tea, üldse tööd teinud, võib-olla kohtunud, ma ei tea, 100 aastat ja kuidas see asi käib ja see on vastastikune. Ja see, mina ei tea, see on nagu tead, niisugused päike tõuseb, kastepiisad on lehe peale, äkki lähevad nagu sarama kõik. Et selles mõttes on see prooviprotsess on minu jaoks nagu hästi mõnus, nagu oleks terve selle aja kuskil nagu pargis istunud, hommikuses udus, vihm on just lõppenud, päike on välja tulnud.